Mida sa tahaksid, et nutivaba lugeja seest teeks? Nutivaba. Kui ma seda raamatut kirjutasin, siis mulle väga meeldivad sellised teekonnajutud või filmid ja mul oli tegelikult soov selles hallis maailmas ja kõige selle juures, mis meil siin toimub ümberringi, kirjutada midagi sellist veidike rõõmsamat ja helgemat, et mis paneks inimest naerma, võib-olla veidike mõtlema. Ja et tal seda raamatut nii-öelda kinni pannes oleks tunne, et ta nagu kuskil on käinud või et ta on midagi siis saanud või tekitada mingisugust sellist positiivset emotsiooni. Millised sinu enda suhted nutimaailmaga on? Mul on üsna tihedad, võib-olla teinekord liiga tihedad, aga mis sa teed, et kogu see infomaailm on meil seal telefonis kinni. Ja paratamatult olen mina läinud ka üle märkmete tegemiselt kirjalikus vormis siis oma nutitelefoni, et panen sinna mõtteid, kui ma jalutan, kui tekib. Ja kurb muidugi on see, et kui see seade kunagi mingil põhjusel peaks mitte töötama, siis juhtub ilmselt seesama, mis on nutivabaski, et on pea veidike tühi ja kui ma hakkasin kunagi mõtlema siin abikaasaga arutasime, et mis meie telefoninumbrid on, et kui me reisile lähme, et kui telefon ära kaob, et kuidas siis toime tulla, siis tegelikult tuli välja, et ega enda telefoninumbrit tead jah, aga teiste omi mitte, sest kõik on seal nutivahendis kirjas, nii et jah, osa elust kuulub sinna. Aga kas sa oled nutipaastu ka proovinud? Ma isegi ei pea proovima selles mõttes, et ma nagu vabatahtlikult teen neid hetki, et kui ma näiteks Väänõ-Jõesuus käin rannas jalutamas ja siis olen ma keskendunud rohkem nagu kas siis pildistamisele või filmimisele või lihtsalt nagu mõtlemisele, et seal see nutitelefon tihtilugu, kuigi ta taskus on, siis ta helinat tegelikult ei kuule ja see meremüha aitab olla rahus. Nutivaba üks peategelastest on punkar või vähemasti ta näeb välja sedasi. Väga punk. Kui punk sinu arvates Eesti kirjandus on? Mul on raske niimoodi kõrvaltseisjana öelda selles mõttes, et kõrvaltseisjana, et ma annan oma väikse panuse läbi oma tegemiste kõrvaltseisjana, ütleme nii, et igapäevaselt ma Eesti kirjandust tänapäevast loen olude sunnil vähem. Et punk jah, et kuigi täna siia tulles vaatasin ka järgi selle Eesti lood saate tänapäeva pungist ja sellest, kuidasmoodi ka sealt tegelikult terendus seda kirjandust veidike läbi riste ja eks ta ikka on küll, et ma usun, et seda leiab. On eristuvat ja raputavat ja protestivaimu. Ja kindlasti selles mõttes küll jah, et minu tegelane on selline pisut vaiksem, kui ma hakkasin mõtlema nende 3 sõbra peale, kes seal reisivad, siis võib-olla punk on vist isegi kõige sellisem silmapaistmatum, välja arvatud tema välimus, et ta seal küll vahetab mõtteid, aga mul on tunne, et see Ponto ja Remm on seal nagu rohkem esiplaanil. Olen nõus. Nagu sa juba mainisid, siis poisid selles raamatus võtavad ette ühe automatka. Milline on olnud sinu elu kõige meeldejäävam teel olemine? Jaa, neid on olnud küll, kuigi mitte väga palju, aga ma mäletan, siiamaani meenutan reisi või siis nii-öelda trippi sinna Saaremaale, kui ma olin seal kuskil 17-aastane ja meil oli malev lõppenud, me olime oma rahad kätte saanud ja me ostsime Tallinna Kaubamaja kõrvalt Aerofloti müügikohast endale Kuressaare lennupileti ja sõitsime siis lennukiga Kuressaarde ja seal oli meil kohe üks sõber vastas, õigemini sõbrad. Ühe sõbra isa Volgaga viis meid jahisadamasse, kust mindi siis ühe kaatri peale, millega sõideti sinna Kuressaare külje all olevale saarekesele või laiule.
ja seal vist oli nii tore, et telki ei jõudnud püsti pannagi. Ja siis tagasitee oli sihuke veidi ka vaevalisem, et ühe päeva tiksusime Kuressaares ja pärast seda siis tulime jalgsi, põhimõtteliselt häälega jalgsi ja siis veidikene sõitsime Jänest rongis ka, lõpus ei jaksanud enam kõndida. Et see oli sihuke väga tore trip sõbraga. Seal raamatus on ka üks väga vahva stseen sellest, kuidas poisid meenutavad erinevaid piinlikke lugusid oma elust. Ma tahaks küsida, et kuivõrd sul on millegipärast piinlik olnud, kas meenub mõni lugu ja teiseks, et tänasel päeval, kui palju sa üldse piinlikkust tunned? No, eks neid piinlikke hetki on ju palju, aga inimese mõistusel ja arul on selline huvitav omadus sundida nii-öelda tahaplaanile kõik selle ebameeldiva ja see, mille pärast silmi tuleb maha lüüa ja ausalt öeldes ma isegi ei taha neid meenutada. Need, mida nemad meenutasid, tegelikult ei olnud ju sellised päriselt, mille pärast peaks nüüd südant valutama, sellised asjad. Küllap sõltub ju sellest ka, et millised need sellised, kuidas öelda, kriteeriumid on, et mis on piinlik ja kust läheb see selline, kus sa peaksid ennast kuidagi ebamugavalt tundma, et küllap need olid sellised lihtsamad lood, aga kuna nad on noored mehed, siis võib-olla nende jaoks oli see ikkagi elu lõpp, sul see vorstipood lahti jääb, ja siis, et nojah, aga mulle nagu niimoodi, eks ma olen neid asju vanast peast teinud, nii et. Selles eas, kus need poisid on ilmselt ka oluliselt tähtsam, et mida teised sinust mõtlevad või kuidas? Kui palju sa hoolid sellest täna? Küllap on, et mul on ilmselt ikkagi sisemuses alati korda läinud see, et mida mu kaaslased või keegi nagu arvab, aga küsimus on, et kas ma sellest arvamusest lasen ennast ka kuidagi moodi mõjutada. Et loomulikult see positiivne reaktsioon ja tagasiside on alati nagu rõõmustav ja see negatiivsem pool seda nagu üritad mitte kuulata ja tähele panna, kuigi osa sellest võib olla ka selline karm tõde nagu, et mõnikord tuleb peeglisse ka vaadata ja eks sellest on ka õppida, nii et jah. Mida nutivaba kohta on juba arvatud? No ma tunnistan, et ma tegelikult selle raamatu käekäiku olen ikkagi päris hoolsalt jälginud, sest mulle tahtsin väga teada, et kas see jõuab nagu kohale sinna, kuhu ta võiks jõuda ja ma olen lugenud ka tagasisidet, mis võib-olla nii väga ei rõõmusta, aga ma olen aru saanud, et see raamat ei olegi nende raamat olnud, kes on midagi sellist veidike teistmoodi arvanud, mis mulle võib-olla nii väga ei meeldi, aga üks parim tagasiside, mis ma olen saanud, on ühelt õpetajalt, kes mulle lausa kirjutas ja ta ütles, et tal oli 2 poissi, kes olid sellised, kes nagu absoluutselt nagu ei taha lugeda ja midagi, aga ta tänas mind selle eest, et selline raamat on ja selline raamatu kaas on, et tal olid need 2 poissi, kes siis raamatukogust selle valisid ja nad koos läbi lugesid, ma ei tea, kas õpetajaga koos, aga vähemalt ma vähemalt siis tundsin, et vähemalt 2 inimest on saanud seda, mida ma tegelikult olen tahtnud nagu anda. Mis sinu jaoks ühte lugu käimas hoiab? Jaa, no kõik sõltub nagu nendest detailidest ja üksikasjadest minu jaoks alati, et käimas hoiab, eks ta, kui tahad sellist hoogsat rütmi saavutada, et siis eks kogu aeg peab midagi juhtuma, et iga sündmus võiks viia järgmiseni, aga samas ma endale kogu aeg ütlen, et selline road trip ongi vahepeal siga aja mahavõtmise hetk ja filosofeerimise koht, et seal lõkke ääres ja nii edasi, et ei pruugi alati viia kuskile, pigem avad neid karaktereid läbi selle dialoogi, mis seal toimub. Aga ei sellist head valemit anda nagu, et mis seda lugu käimas hoiab, on nagu raske, et võib-olla teinekord, kui mõnda filmi vaatad, siis on kõrvaltseisjana lihtsam nagu öelda, et mis selle nagu pausi tekitas sinna liiga pika.
aitäh. jah, palun. Tõnu, oled sa segane või? Mis siin toimub? Helistad, et Leedu pätid, tulen siia, sa röövlid tanklat. Mitu korda ma olen sulle öelnud, et püssiga ei käida avalikes kohtades. Ma ajasin pätte taga, kogeles vanamees. Lase käed alla, Tõnu, lase alla. Ma ei vii sind türmi, aga sa pead lubama, et sa enam nii ei tee. Ega see oli arusaamatus, ohvitser, alustas Remm pingevabalt. Ta pidas meid Leedu pättideks ja Remm piipas käega oma sõprade suunas. Alles nüüd märkas politseinik Põlluäär 2 ülejäänud võõrast. Tohoppele, päriselt ei suutnud ta mainimata jätta. Sa oled nagu Villu Tamme ju, ma mõtlen noorena. Ma kuulasin seda laulu päris pikalt autos, kuni kassett vahele käris. Seda Tere Perestroikat, siis enam ei kuulanud. Seda saksa lugu kuulasin. Mis see oli see? Lili Marleen, jah? Seda mängis vennaskond, ütles Päss. Vist küll. Ja kes see on? Viipas politseinik käega Pontu poole. See on Pontu, vastas Päss. Politseinik hakkas naerma. Kui ta toibus, patsutas ta Pontut õlale. Muidugi oled sa Pontu. Haha, väga loogiline. Aga teie? Nüüd pöördus politseinik 4 einelauduri poole. Mitu seto korda olema teile öelnud, et külalisi ei peksta. Ei peksta diskol, ei peksta teatris, ei peksta metsas, ei peksta einelauas, ei peksta tanklas. Kas siin üldse mõnda kohta on, kus peksa ei saa, naeris Remm ja jätkas kohe. Ei, ohvitser, meil on kõik klaar, kõik on okei. Nad on toredad kutid, me oleme nagu omad poisid, on ju. Remm pööras ühe einelauduri poole, haaras tal käest ja raputas seda. Einelaudur pilgutas silmi. No te vaadake ette, viiputas politseinik näppu. Pööras siis leti poole, aga seal polnud enam kedagi. Noh, müüjad polegi või? Kas lasid Tõnuda maha juba? Politseinik kupitas end üle leti ja märkas maas lebavat müüjat. Ta vist vinestas, pomises Tõnu. Ausõna, mina ei lasknud. Aga kes siis lasi? Uuris Põlluäär. Keegi ei lasknud. See käis nii kähku, seletas üks einelauduritest. No aga toibutage teda ometi või pean mina. Politseinik läks leti taha, kükitas müüja kõrvale ja patsutas teda põsele. Hei noorsand, ärgake. Ta luges tanklatöötaja rinnasildilt nime ja üritas siis uuesti. Hei, Annika, ärgake. Annika, kas te kuulete? Ja siis ajas ta end korraks püsti. Minu arvates see küll Annika ei ole. Või on Annika või? Kes seda asja tänapäeval teab? Tunneb teda keegi või? See on Ants. Tal on teise töötaja põll ees. Ta enda oma on pesus, kostis einelaudur. Mis, koos nimesildiga või? Imestas politseinik Põlluäär. Kust ma tean, äkki ta ikka võttis nimesildi enne ära, arvas teine einelaudur.